Lõunamaa oli nüüd juba nii ligidal, et tuul kandis pidevalt meieni kummalisi puuõisi ning värske mereõhk andis tunnistust sellest, et läheneme taas ookeanile. Sedapuhku soojale lõunamerele, mille ääres linnud suvitavad, võrkpalli mängivad, purilauaga sõidavad, liumägedest alla lasevad ning teisi suvemõnusid naudivad. Pippo oli meile palju jutustanud sellest, missugune lõunamaa on. Ehkki ta ise polnud seal veel iialgi käinud ning teadis kõike vaid vanemate lindude jutu järgi. Ta oli veel nii väike, alles eelmisel kevadel munast välja tulnud ning igal õhtul enne magama minekut olid suured linnud talle jutustanud muinasjutuliselt kaunist lõunamaast ja kõigi lindude vanaemast Sigrunist, kes seal oma suvemajas elab. On päris selge, et Pippo pea oli neid jutte pungil täis, nagu koolipinal pliiatseid, ja ta muutus tund-tunnilt närvilisemaks. Seda enam, mida lähemale me lõunamaale jõudsime. Lõpuks oli jäänud läbida veel vaid üks püksirihma pikkus, kui kasutada onu Klausi väljendit, kes igal hommikul oma püksirihmaga maakaarti mõõtis ning läbitud kilomeetrid kokku arvutas. Ilm oli ilus, õhus lendlesid appelsini ja sidrunipuude roosad õied ning me olime äärmiselt üllatunud, kui jõudsime viimase majaku juurde, mis enne lõunamaad meie teel ette jäi ning selles põles punane tuli, mis tähendas stopp, edasi lendamine ohtlik. Isa pidurdas lennukit ja me jäime majaka ette õhku rippuma. Pole vist tarvis üldse rääkida, kuidas Pippo vihastas. Ta oli valmis lennukist välja hüppama ning üksinda edasi lõunamaa poole sööstma, aga isa ütles, et punane tuli kehtib ka lindudele, mitte ainult lennukitele ja õhupallidele. Ning tõepoolest majaka ette kogunes teisigi lendajaid, keda punane tuli paigale sundis. Seal oli linde, kes üritasid tiibadega ettevaatlikult vehkides ühe koha peal püsida. Oli õhupalle, mille all rippuvates korvides reisivad loomad sikutasid meeleheitlikult igasuguseid nööre, et palli pidurdada, nii nagu taltsutatakse mässavaid hobuseid. Ühesõnaga, meie ümber valitses suur segadus. Kõik olid pahased ja kirusid majakat, mis ei mõelnudki süüdata rohelist tuld. Hei, mina ei kavatse seda kauem välja kannatada, hüüdis viimaks Pippo. Ma lähen ja vaatan, mis majakas lahti on. Sul on õigus, nõustus onu Klaus. Võib-olla on majakavahiga midagi juhtunud. Ma mäletan, kuidas ma kord oma rännakutel üksikusse preeriapoodi sattusin ja tahtsin osta pudelit kaktusemahla. Müüja läks seda tagumisest toast tooma, aga ei tulnudki enam tagasi. Ootasin, kuni läksin lõpuks teda otsima. Kujutage ette, ta oli kogemata meepurgi ümber jäänud, põrandale voolanud mee sisse kukkunud ja kinni kleepunud. Ma tõrisin tükk aega, enne kui ta välja sain. Ütlesin, et tahan ka majakasse asja uurima minna, sest asi oli põnev. Mis võis majaka vahel viga olla, et ta rohelist tuld ei süüdanud? Isa tüüris lennuki majakale lähemale ning me kargasime Pippo ja onu Klausiga tuletorni rõdule ja pugesime lahtisest aknast sisse. Majaka ülemisel korrusel oli kõik vaikne ning polnud näha ainsatki hingelist. Ronisime siis mööda nagisevat ja väga pikka treppi alla, ise samal ajal hõikudes. Majakavaht, kus sa oled? Aga keegi ei vastanud. Lõpuks jõudsime päris alla, esimesele korrusele, kus asus majakavahi töötuba ja tegime ukse lahti. Noh, seal see majakavaht siis oligi. Uhkes punases mundris paks karu lösutas käsipõsakil oma kirjutuslaual ning magas magusasti. Hakkasime teda raputama ning hüüdsime, et ärka, mis sa põõnad keset päeva, aga täiesti võimatu oli karu üles ajada. Ta üksnes ümises läbi une midagi segast ning matsutas suurest magamise mõnust suud. Pippo istus talle pähe ja karjus otse kõrva sisse, et üles, vana karu, aga seegi ei aidanud. Karu oli otse kui mingis nõidusunes. Ja kui me teda sakutasime, vajus ta küll toolilt põrandale, aga magas seal sama magusasti edasi. See on raske juhus,
ütles onu Klaus viimaks. Aga siiski mitte lootusetu. Olen oma pikkadele rännakutel varemgi selliseid magajaid näinud, keda isegi kõrva sisse pasundamine üles ei aja. Nüüd tuleb teha nii, nagu mulle õpetasid vanad indiaani koerad. Sina, Lotte, ja sina, Pippo, tulge mulle sülle. Ma äiutan teid magama. Ja kui te olete juba kord unemale jõudnud, siis otsige majakavaht üles ning öelge, et tal on vaja jalamaid ärgata. See oli küll üsna kummaline plaan ja justkui mingist muinasjutust pärit. Aga kuna onu Klaus kinnitas, et indiaani koerad teevad sageli nii, siis ei hakanud me Pippoga vastu vaidlema. Kopisime onu Klausi sülle ja lasime endale unelaulu laulda. Ning mingil hetkel tundsin ma, kuidas minust saab jagu raske rämmastus ja kohe seejärel avastasin ma end nagu mingist pikast tunnelist. Selle teisest otsast kumas kuldset valgust. Ja kui ma mööda tunnelit edasi hõljusin, olingi ma järsku unemaal. Pippo oli minu kõrval ning hõõrus varbaga nokka ja üldse tundus kõik nii igapäevane. Poleks iialgi uskunud, et ma magan. Ainult loodus oli veider, rohu asemel kasvas maas roosa vatt ning puud koosnesid otse kui aurust, nii et kui nende peale puhuda, lendasid nad väikese pilvena eemale ja harutasid end seal uues kohas jälle lahti. Mööda roosat vatti jalutasid kummalised olendid. Näiteks 2 teetassi, kellel oli kaasas trobikond pisikesi suhkrutükke, kõigil lutid suus. Siis nägin ma veel ühte õuna, kes ennast ära kooris, ujumispüksid jalga tõmbas ning piimaga täidetud taldrikusse suplema läks. Ja ühte jänest, kellel kasvas saba asemel roosipõõsas, mille otsas laulsid linnud. Ma imestasin väga kõigi nende imelike asjade üle, aga seal hüüdis Pippo, vaata, majakavaht. Ma vaatasin ja nägingi meile juba tuttavat karu, ainult et siin unemaal ta ei maganud nagu kott, vaid lendas hoopis liblikana taevas. Ta tegi õhus paar uhket kukerpalli ja maandus seejärel ühe puu otsa, kuhu ta kükitama jäi. Jooksime mööda roosat vatti tema poole ning iga kord, kui me jala vatti vajutasime, kostis maa seest muusikat, otse kui oleksime kõndinud klaveril. Aga meil polnud aega neid unemaa imevigureid rohkem uurida, meil oli kiire. Ronisime karule puu otsa järele. Kusjuures see puu ei olnud tehtud aurust, vaid hoopis hõbepaberist. Ja kui kuskilt koor lahti tuli, oli näha, et hõbepaberi all on peidus šokolaad. Vaat kui isal oleks puukuuris riidas sellise puuhalud, siis oleks tore küll. Aga hea küll, ma räägin parem majakavahist. Me jõudsime tema juurde ja nägime, et ta ei istu puu otsas mitte niisama, vaid et tal on seal pesa ja pesas 4 muna. Ning et majakavaht haub neid välja. Aga unemaal on muidugi kõik võimalik. Me rääkisime karule ära, milline segadus praegu tema majaka juures aset leiab ja palusime, et ta üles ärkaks ning punase tule ära kustutaks, nii et kõik linnud ja lennukid edasi lennata saaksid. Karu vangutas pead ja hädaldas. See on paha lugu küll, aga ma ei saa mitte kuidagi praegu unemaalt lahkuda. Mu väikesed munad jahtuvad ära. Keegi peab neid hooduma. Milles asi? Vastas Pippo. Kas ma olen lind või ei? Ma olen koolis õppinud munade eest hoolt kandma ning neid soojendama. Mul oli haudumine pidevalt 5. Mine aga rahus, küll mina munadega toime tulen. Karu rõõmustas, lendas puu otsast alla ja kadus. Pippo sättis end pesale ja oli ise nii tähtsa näoga, nagu oleks ta ise need munad munenud. Ma läksin isegi nagu natuke kadedaks ja küsisin, kas ma ka natuke aega haududa tohin. Oi ei, vastas Pippo. Sa ei oska, see on suur kunst. Ma ei usu, et sinagi seda nii kohutavalt hästi oskaksid, ütlesin mina. Sa oled ju tegelikult munemiseks liiga väike. Mis sellest? Seletas Pippo. Aga mul on olnud palju munanukke. Kõik pisikesed linnud mängivad munanukkudega, hauvad neid
ja võtavad ööseks kaisu. Mul on kodus 2 imeilusat munanukku. Ühe nimi on Barbi ja teise nimi on Ken. Selle peale polnud mul midagi öelda. Häni pippamad kui lesis karu munadel ning hellitas neid nagu oskas. Tal oli isegi nagu kahju, kui karu tagasi tuli ning haudumise üle võttis. Mina aga küsisin, kas kõik on korras, roheline tuli põleb? Majakavaht ütles, et kõik on tõepoolest korras. Pahanduses oli olnud süüdi mingi pisike ämblik, kes oli otsustanud just majakatule hammasrataste vahel laagri üles lüüa. Ta oli torganud hammasratta vahele oma ränduri kepi, pannud üles telgi ja küpsetas parajasti tule kohal pihlaka marja, kui karu kohale jõudis. Ämblikule leiti teine laagripaik. Kepp tõmmati hammasratta vahelt ära, masin hakkas jälle tööle ning majakas süttis roheline tuli. Me tänasime majakavahti ning valmistusime ärkama. Aga enne hüüdis karu. Oi, mu munad kooruvad. Sa väike lind oled nüüd väga hästi audunud. Näe, pisikesed karupojad tulevad välja. Vaadake, kui armsad. Seda nad ka tõesti olid ja me oleksime ehk isegi jäänud neid veidi kauemaks imetlema. Aga korraga käis meist nagu mingi värin läbi. Kogu unemaailm hajus, nagu valgub vihma käes kokku vesivärvidega maanteele maalitud pilt. Ja järgmisel hetkel vaatas meile otsa onu Klaus. Ta raputas meid ja ütles. Ärgake ometi, mul jalad surevad ära. Meil on aeg edasi lennata, majakas põleb roheline tuli. Majakavaht karu magas endiselt laua taga, naerul nägu ees. Nii see pidi ka olema. Ta nägi ju hästi ilusat und. Läksime tasakesi trepist üles. Kõik kõhupallid ja teised lennukid olid juba lahkunud. Üksnes isa ootas meid. Majakas põleva vägeva rohelise tule paistel näost natuke samble värvi. Ronige sisse ja sõidame, ütles ta. Lõunamaa on otse ees.